Järgi on kandis, mis aasta see on. 1923. Ja mul on kõik kohad täis neid. Kõik on need mul olemas. Ja niimoodi alates 1894. vist, kui ma ei eksi. Ma olen teinud oma tööd, aga kui me tuleme selle juurde, mis mind päästis nii-öelda täieliku meditsiini mutta vajumisest, vaata inimene põleb meditsiinis sisse. Öeldakse, et läbi, aga kõigepealt põleb ta sisse. Ta on nii ühes koos. Vaat see oli see hobi, tähendab kellade korjamine, see päästis mind. Küllalt ohtlik on muutuda selliseks kitsa silmapiiriga, ainult kes teab seda ainult niimoodi. Siin on ankruga ühendatud need traadid ja kui kell käib tik-tok, siis silmad käivad tik-tok. Nüüd tähendab, mida keerulisem on inimese arusaam asjast, seda keerulisemaks ta ennast peab. Aga tegelikult on asi suhteliselt lihtne. Asja olemus on ainult ühes jõuvedrus, ühes selles ankrus, mis hakib selle liikumise ära ja ülekande võllis, mis juhib selle jõu liikuvale osutile. Ja nii on ka inimorganismil. Tegelikult on asi suhteliselt lihtne ja mehaanilise kellaga suhteliselt ühesugune. Minu esimene maadlustreener õpetas mulle seda, et peab olema väga visa. Ja Tartu jättis sellise mulje, et see on siukene teaduse tempel. Kui sa siia tuled, siis sa pead hakkama töötama. Ja tudengitele ma alati ütleksin ka, et te õppige tegijate juures. Ja tegijad on pirtsakad vahel, on sellepärast, et te häirite mingil määral neid. Sulle seisab kari tudengid sul selja taga ja tahaks näha ja vaata, et veel käega katsuda operatsiooni laua peal niimoodi. Aga õpikute ja nende konspektide alusel sa meistriks ei saa. Sa saad, jah, diplomi saad küll, aga see on ainukene võimalus meistriks saada, kui sa jälgid meistrit ja katsuge erialasse sisse ennast pressida. See on ainuke soovitus.